Olete te kunagi üles tõusnud hambad pestnud ja kluppi läinud? Ma ka ei ole. Ma olen Euroopa Liidus, türa! Kas tüpiks kallale kellegi? Oi, kuule, lähme võtame Ida-Euroopa kurb nägu kaasa. Mul on väga hea meel, ma sain selle järjekorra kogemuse. Tõesti, see on midagi nagu kaalselt on seal järjekorras seista. Ja mul oli väga hea meel selles järjekorras seista ja ma võin veel 10 korda järjekorras seista enne, kui ma üldse hakkan sisse saama. Mina olin siin, mina läksin natuke esimesena ja siis ta lihtsalt vaatas meie Venemaa poole ja tegi nagu sorry, siis Venemaa nagu Mait jäi sinna seisma või? Hakkas parkama nagu sellega oli houstiga üks päev. Teate, ma ei viitsi teie õeluseid. Ma ei viitsi teie õeluseid ja ma ei viitsi teie füürerlust. Ma ei ole pergain või mitte midagi. Käib putsi, tee lapsed endale, kui kedagi kamandada tahad. Kuti läks pool tundi, et... Mul läheb 20 minti, läksin 20 minti. Sorry on teha seda, et ma ei lükanud nagu peegud nagu, et sa pead tema järgi võtama ja tulud selle järgi. On nii või? Ma arvan, et sa lihtsalt otsid kohti, kus möliseda. Küsisid kaua mul läheb, ma ütlesin 20 minutit. Kaua üks inimene situb ja peseb ennast, on ju 20 minutit. Selle asemel, et lihtsalt öelda, okei, 20 minutit. Kuidas sa saab kaua minna? Mis sa kurat kraaksud siin kogu aeg nagu vana ei saa? Nii ma võtan nüüd lahti, kõhu lahtisuse rahu. Ma võtan Reini ka praegu lahtisust. Praegu lahtisuse mõttes. Lihtsalt fannim oleks. Kõhu kinnisusega. Sest muidu ei ole nagu pinget, kuradi, kui sa lähed lihtsalt kuskile parki jalutama. Tõmbatakse kõhu lahtisti sisse, siis on veits nagu mis saama. Siin on siis siin on üks naine promomas enda mussi, kedagi vist eriti ei huvita. Läbi siukse krapi seal seletab ja ütles veel, et tema järgmine laul räägib menstruatsiooni valudest. Ühesõnaga, me oleme jõudnud Mauer parki. See park on siis siuke suur park. Mauer siis tähendab müüri, eks ole. Ja miks mulle see koht meeldib on see, et siin on hästi palju tänavamuusikuid igasuguseid. Siin on see kirbuturg. Siin on palju inimesi ja siin on vaid. Mauer park, müüripark. Me olemegi siis tegelikult Berliini müüri, kui siin kunagi oli müür, nävata, seal ongi seda alles, mida võiks kindlalt tšekkima minna. Siis see on väga suur vabaduse sümbol siin tegelikult see müüripark. Me praegu asumegi siis sellel alal, kus oli 2 müüri vaheline osa. Siis sealt nagu hakkab nii-öelda Lääne-Berliin. Aga see menstruatsioonivalude muss nagu mingi väga hea muss ei ole. See on parem, kui sinu laulud. Tead mees, ma röön sind ausalt varsti, see... Oleme siis kätte saanud Maiduki omas olekus Mida järame. Selle toidu nimi on Langos. Ma ostsin selle sealt.
Ma mõtlesin, ma prooviks midagi, mida Eestis ei pakuta. Esimene emotsioon. Kuule, hea on. Ei teinud valet valikut. Ja piisavalt siuke nagu kerge toit ka. Siuke õlis frititud. So. Tellisime väikse, mis see on mingi mis ma tegelikult ei tea, kas see on Lähis-Ida toit või kus see asi võib olla üldse, kas see on kartul, kuhu sisse on pandud igasugust manti. Ja tead, ega siit normaalselt joogentsit ei leidnud, aga õnneks meil on kodust kaasa võetud väike joogents. Kartul oli, tegelikult oli okei, aga sellel toidul väga iseloomu ei olnud, et seal lihtsalt mingid asjad, hapukoor, kartul ja kuradi 2 porgandiviilu kokku visatud. Nii, kõht on täis, lähme vaatame, mis marketil veel meile pakkuda on. Siin on siis võimalik ka Saksamaa, kuidas siis öelda, inimesed, kes asjadest õigete nimedega räägivad, ka Saksamaal võivad koguneda ja natukene meelsust näidata selle kaikaga. Me tulime nüüd reporter mode'i, me tulime ikkagi siia, tegemist on pressiga. Vaatame, mis siin on. Erinevad huvitavad teekannud inimestele, kes asju koguda tahavad. Et kollektsionääridele. Vaatame sinna ka korra või? Eesmärk on siis ikkagi siga osta. Kas see on fanfaar või? Ahah, kus müügimees on? See mees või? Hello, how much is this? Erste Chef. How much? Haben Sie schon uns gefragt, ob Sie fotografieren oder nicht? I don't speak German. Mis see on avalik koht, mis sa ei ole mingi ütleja siin? 40 € siis fanfaari eest. Fanfaar, mis mängib ainult 3 nooti põhimõtteliselt. Soti eest ma saan trompeti. Ei ole hea diil. No, lähme edasi. Me peame vähem viisakad olema inimestega. Jällegi kord me näeme plaate. Pole vajane. Oi. Kas Hitleriga pole? Kahjuks mitte. Kõige rotimad nõukaaegsed nõud on leidnud oma taashiilguse. Asjad, mida me kunagi häbenesime, asjad, mis pandi pidupäevadel kappi, on tulnud uuesti, saanud uue hingamise. Ja nüüd on nad retrohõngu ja selline kann siin, vanaema piimakann, maksab 27 €. Kuradi shopping sai tehtud siin laadal, ma ostsin endale käekella täpselt 24 minutit ja 20 sekundit tagasi, natukene kunsti, pärast võib-olla näitan ka seda, emale kõrvarõngad, kuldsed, klassik. Eks mamps viisakusest paneb üks päev peha, ma arvan ka, need on nagu hea ideega. Ühesõnaga, see on üks osa sellest Mauer pargist, kus siis on see flea market, eks ole. See osa meil on tehtud nüüd, aga siin on veel terve suur roheline ala, kus tegelikult soojal ajal, praegu ei ole nii soe, väljas on siuke 13-14 kraadi, ma arvan. Inimesed panevad siin, siin on vahest täitsa täis niimoodi, et inimesed ainult chillivad siin, joovad õlli, räägivad, vedavad aega vabas õhus. Ja siis siin on ka tänavakunstnikud, mida me loodame ka siin näha. Lähme vaatame, kas me saame mõne pildile. Mis asja? Kas see on glögi või? Jaa, ta paab sinna seda juurde. Kas ma peaks andma senti sellele inimesele või? Mina arvan ka, et ei peaks. Miks? Sest et need minu sendid. Huvitav, kas see on... Kuidas see oma vaba aega vedab? On ka pergainis kõvera näoga või? Ma arvan küll. Davai, enda on hangis, fuck you. Väga õige, et need lapsed sinna taha jäid minu arust. Mis asja? Et need lapsed sinna taha jäid, kurat. See ei ole normaalne. Ma arvan, et perse on ka prinkis. Ja ongi. What's your name? Mait. Mate, please receive with a clap of cheer for Peter Mann!
Thank you. Take the unicycle. Are you ready? Yes. I was distracted, I am ready. Yeah, don't worry, don't distract me, please. Okay, and now everybody, come with me. Take me. Can I kiss you? Yes. Thank you. Cheers. Thank you. Oh, gracias. Can we take a picture? Yeah, for sure. With this camera? Yes. Okay, I'm also. Oh, amazing. Ma pole 10 aastat meest niimoodi musitanud, et tegelikult oli päris hea Berliini värk, siuke suht magusad huuled olid tegelikult. Kuidas kuumaks läks teil, jah? Võib-olla ma lähen isegi siin veel klubisse ja leiangi mõne noormehe. Kuule, aga lähme teeme sealt poolt tiiru tegelikult. Ja vaatame seda müüri ka, see oli väga oluline. See müür on väga oluline asi on see müür. Nojah, parim viis pühapäeva veetmiseks. Joppas, et me Berghaini sisse. Ma ei tahtnud üldse sinna sisse saada. Aga siin üleval on diilerid, ole selle kaameraga siis ettevaatlik. Ja istub siin juba üks. Ja siin on mitu tükki. This is the east side and this the west side is there, or do you know? The wall was like in the middle and like in the middle of the park. That's not the wall. I know, and I live. Okay, I don't want to be filmed. Okay. So that, but I know, and I can tell you because I live here since a long time. So the wall was down there where. No, I don't want to be filmed. So okay. There's no problem. Aga meile siis tehti ajalootund, aga kindlasti läks tõlkes midagi kaduma, siis kumbki ei rääkinud enda esimest keelt. Aga nagu me aru saime, siis see on idapoolne müüri ots ja siit alt kohe oli läänepoolne müüri ots. See on jälle siin kahe selle nii-öelda lääne ja ida vaheline ala, kus siis lasti inimesi maha või ma ei tea, mis nendega tehti, kes proovisid saada ühelt poolt teisele. Ja siin olid control towerid ja lasti maha. Meil on vist see poolik info, millest me ise ka päris täpselt aru ei saa, vist on edasi antud. Lähme siis vaatame, siit 800 meetrit on mingisugune müüri, mingi mälestis nagu osa. Näe, selline seda siis välja nägigi see müür või? Ehk siis see on ida poolt tehtud, selle järgi tuvastame ära. Aleksanderplatz. Kohe näe, et Mait käis vorsti sööma. Kus vorst on? Ei ole minu süü. Sul on tagavarruka peal ka. Pane? Ja paremal. Kus? Oi, plää! Türa. Ei lähe sulle jalga? Nagu siit või? Näiteks? Siit võib-olla tõesti ei lähe, kui ma nüüd mõtlen. Väga lahedad mu töö. Lähme koju või? Pidime müüri vaatama. Tere, ma olen seda müüri suht palju näinud kui aus olla. Sa oled. Müüri Memorial Park. Vaatame selle ära ja siis on müüri osa tehtud. See on mingi galerii, vaata. Ma lähen vaatan galerii. Juba muutus jutt. Mait Ukk on nagu kuradi 6-aastane poeg, kes kuradi jookseb ringi kohtades, et silma peal hoidma tal. Tunnel 29. Selle võiks ka välja otsida. Peame kihled, me jõuame sinna, seal on lihtsalt üks silt, siin oli tunnel ja Mait Ukk on päris lahe. Siin ongi. Väga haige värk. Palun väga. Väga haige. Hea, et me siia tulime ja nägime ära selle koha ikka. Kus kunagi mingi tunnel oli. Näe. Oota, mis tunnel see siis oli? Ma ei tea, oskad saksa keelt? Mis nendega juhtus? Ei tea, ma ei oska saksa keelt. Nii, tunnel on leitud ühesõnaga. Ma vaatame Memoriali siis. Uskumatu kogemus. On.
daamid, härrad, binaarselt fluiidsed inimesed. Saime nüüd siis natukene targemaks, kuidas see Berliini müüri värk siis käis. Algselt olid majad nagu nii-öelda otse piiriks, mitte nii-öelda, vaid olidki. Siis ühel hetkel tõmmati need majad maha ja rajati selline nagu fortification, nagu kindlus või piiriala, kus oli siis liivane see värk, pind, obstaakslid ja valvetornid. Siis see seal, vaata, kus need 2 kasti püsti on, see tähistab siis ühte valvetorni. See tähistab ühte valvetorni ja sealt said kuuli siis, kui üle tulid, vaat niimoodi. Ja kasutati tunneleid ja kasutati ka seda kanalisatsioonisüsteemi ja teisel pool olid siis lääne põgenemisagendid, kes võtsid su vastu ja sellepärast nad saidki niimoodi kraanaga sealt üles tõmmata, nagu seal pildil oli märgitud. Üks maja oli siin, mis lõhuti ära 60-ndatel, kus inimesed hüppasid aknast alla. Siin on ka pildid sellest kuskil. Hiljem läks suht, ma tean, et keegi põgenes kuuma õhupalliga, hiljem läks suht keeruliseks põgenemine. Igatahes väga vinge memoriaal. See on siis sisemine müür. Ja siia on siis säilitatud nagu Berliini müüri mingid osad on siin nagu selle aiakese taha siia säilitatud. Aga varsti oleme jõudmas lõpule. Siin on siis mälestusmärk, et kes langesid selle müüri ohvriteks. Ehk siis kõikidele ajaloohuvilistele soovitan siia kindlalt tulla. Seda juttu võiks rääkida Hendrik Muntso, aga tema otsustas siia ajaloolisse paika pissima hakata. Täpsemalt lisaks sellele, et ta pissib ajaloo objekti peale, pissib ta ka endise surnuaia peale. Ja ma ei tea, mida Peetrus sellest arvab. Kui seal peale Nii, Peetrus, ma küsiski su käest, et siin on tõestusmaterjal olemas. Mis me teeme siukse inimesega? Lihtsalt kuseb ajaloo objektile ja surnuaiale. Ahah. No peame ikka õnnelikud inimesed olema, et me vabasse Eestisse sündisime. Jõhker, vaata, sellel asjal on kaalu. Sa ei tunne, kui sa igast august läbi paned. Siin on amort, siin on kuradi jõhkerna, jõhker pill on see. Suunatuled on peal. Putt. Ja meie kodus lepime mingisugust, see ongi see eestlase viga, et eestlane on nii leplik, et ta lepibki selle kõige haledama käulaga ja siis oma rahvas sõidab käuladega ja võõrastele tehakse selliseid. Kas sellist Eestit me siis tahtsime? Ma küsingi, jah. Ise valisid need, kes praegu võimul on. Nüüd maitse seda suppi, mis sa kokku keetsid. Jah, ja nii ongi. Mina ei tea, kas ma lähen KitKat ja täna küll ei lähen. Ikka läheks. Räägi siis, kuidas KitKatis läks? No kurat, ei petnud ära. Aga põhimõtteliselt jaa, kuidagi seisad sa selle vanamehe kampsuni ja valituga järjekorras. Pane mask pähe, näita, kes sa olid. Peas on ainult see mask on ju. Ja siis kuidagi, no ma näen neid, vaata, karvasid ja sulelisi, kes seal on ju minu ümber. Ja hakkan vaikselt nagu aina ebaadekvaatsemana ennast tundma.
ja siis lõpuks jõuan, vaat järjekord liigub suht kiiresti, sest seal nagu öeldaksegi, sa ei sobi, sa sobid, sa ei sobi, sa ei sobi. Ja siis oli mingi selline mustanahaline mees, kes nägi välja nagu Matrixis Morpheus, aga nagu homoversioon sellest. Ja vaatas mulle nagu sekundiga otsa, ütles, no man, what are you doing? Võtsin nagu teesärgi välja. Ja võtsid riideid käes või? Ja võtsin riideid käes ja ma olin lihtsalt nagu, mis asja, ma olen kuradi limpa ju. Ja siis kutsun Uberi nagu tagasi, vaatan, Uberi juht Ibrahim 25 032 sõitu teinud. Koleb KitKat klovi ees maha, vaata. Ja nagu, boy, I don't know why you think it was good idea with this big mask. Ja noh, täna ei läinud õnneks, aga homme on ka päev. Ülehomme. Me peame nüüd ära, nüüd see on nagu, nüüd me peame ära tegema. Nüüd me peame KitKat klaabi saama.